Toomas Pauri autorisaade. No nii, tere sõber! No tere Toomas, kuule luba endale kõigepealt soovida palju põlle ja õnne selleks tähtsaks päevaks. Täna tõuseb päike vara, muudab päeva ilusaks. Täna saad sa kallis Toomas jälle aasta targemaks. Nii ta on. Aitäh sulle, ilus luuletus. Tere head Kagu raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on teie poolt austatud ja lugupeetud Andrus Sukles. No tere Andrus! Tere Toomas! No ma küsiks, et kui ütleme see põhjus, mida alul välja käiti, et seal on aatomipommi ehitamise lustilised tahtmised, aga seda põhjust ei olnud, et kas see põhjus oli otsitud või oli see mingi muud põhjused ka, mille pärast menti Iraani ründama just USA poolt. Iisraeli me teame, Iisraelis tema tahab seda vaenulikku valitsust maha saada, temal oli selge siht. No väga hea, et sa seda ütlesid ja et Eesti ka teada, et see narratiiv on muutunud ju iga päev on uus põhjus, miks mindi Ameerika poolt Iraani ründama. Trump ütleb, et üks päev on tuumapommid, et nad ehitavad tuumapommi, kuigi 10 kuud tagasi ütles, et ta pühkis maa pealt minema, neil ei mingit võimalust ei ole enam ehitada tuumapommi, nüüd et nad hakkas uuesti ehitama. Ja? Nii, mis on jällegi täielik BS, täielik jama. Siis oli, et on vaja naisi vabastada, siis oli see, et tahetakse režiimi muuta, siis oli see, et kuule ma isegi ei jõua, Trumpi jutt kogu aeg muutub, mille pärast nad Iraani ründasid, aga sul on õigus see, et tegelikult põhjus oli see, et Iisrael oli see nagu väga vajalik, Iisrael on, kutsutakse clean break, mis juba 90. aastal siis vastu võeti selline strateegia, ehk siis, et mis oli selle peale, see oli 93. aastal, kui siis Rabin ütles, Itzhak Rabin oli tollal peaminister, ütles, et seda Palestiina riiki ei tule. Ja et kuidas me saame teha nii, et Palestiina riiki ei tule. Saab teha niimoodi, et need, kes kõik nagu toetavad, need režiimid ja need riigid, kes toetavad seda, et need on vaja kaosesse paisata. Ja kui me jällegi mäletame, me oleme meie Eesti inimestega rääkinud sellest 2002. aastal, kui siis tolleaegne NATO vägede ülemjuhataja Wesley Clark, siis 4 tähe kindral, läks Pentagoni, siis pisteti talle pihku paber, mis ütles, et me teeme nüüd 5 aastaga 7 sõda. Ja kõik olid siis need riigid, mis toetasid Palestiina iseseisvust, Palestiina riiki. Ja ütleme siis, me oleme ka sellest ennem rääkinud, eks ju, et me teame, et on Liibanonis kaos, on Iraagis kaos, on Liibüas kaos, on Sudaanis kaos, on Somaalias rünnatud ja viimane on siis seal listis on siis Iraan. Ja sellepärast ei ole siin midagi uut meil päikese all, lihtsalt, et selgeks teha seda, millise alatusega on selles mõttes tegemist, et nagu me teame ja kõik ju rääkisid, kuidas nemad peavad iraanlastega läbirääkimisi. Ja ütleme siis vähem kui aasta jooksul juba teist korda on läbirääkimiste ajal salakavalalt ja selja taga rünnatud Iraani. Me teame, et eelmine kord oli see 25. aasta 13. juunil, oli samamoodi olid läbirääkimised ja siis Iisrael, see oli veel neljapäeval, kui siis Iraani pealäbirääkija rahvusvahelise televisiooni ütles, et magage rahulikud inimesed, esmaspäeval, see on 16. me lepime siis kokku ja lähme eluga edasi. Siis järgmine hommik enam elavate kirjas ei olnud, nagu ka suurt osa juhtkonnast ja teadlastest ja nagu me teame, terved majad lasti õhku koos perekondadega, kes seal elasid, kellel ei olnud mitte mingit pistmist sellega, lihtsalt probleem oli selles, et seal elas üks kas kõrge ohvitser või siis teadlane ja Iisraelist oli päris hea luure, aga nad teadsid, kus nad elavad, aga täpselt teadnud, kus elad. Siis lasti terve maja õhku, mis on nagu selgelt sõjakuritegu, aga keda huvitab. Ja nüüd siis olid nii-öelda läbirääkimised ja mis on meil eriti küüniline, et iraanlased olid nõus sellega, et tuleb uus CCOP, ehk siis, et see on siis Joint Comprehensive Plan of Action, mis on siis, oli see, mida Obama sõlmis, tuleb uus ja iraanlased annavad õiguse Ameerika inspektorile inspekteerida nende tuumarajatisi, et näidata, et nad ei ehita tuumapommi. Ja mis siis juhtus? Juudid esimesel Iisraeli ründasid ja tapsid ära nende usuliidri Ali Khomeini.
ja vaata, mis on eriti rumal seal juures oli see, et jällegi meiegi isegi see Punapea luik kirjutas täna mingi nõretava artikli, kuidas siis Iisraeli Mossadi luure oli hästi kõva ja teadsid, kus nad on. Ali Khamenei ütles, et ma olen vana, ma olen väsinud, mu keha annab järele ja et ma ei lähe mitte kuskile punkrisse peitu, ma elan oma igapäevast elu nagu teisedki miljonid iraanlased, nii et mingit suurt saladust ei olnud, ta teadis täpselt, kus ta on, ta ei läinud peitu ja mis on nüüd välja tulnud ja see, et Mossadil õnnestus ärvata selline inimene nagu Ismail Hani. Ismail Hani oli siis kõrge ohvitser, see oli Revolutionary Guardi juht, väga tippvend, kui siis ju Trump ütles, et temal peab olema õigust öelda, kes on järgmine liider ja nagu mõista, et Revolution Guard pange relvad maha nende esimeste sõjapäevadel, siis nad olid nagu kindlad, et nende agent siis võtab selle asja üle, et see sõda ongi nagu 4 päeva ainult. Aga millega nad jälle väikese vea tegid, oli see, et Iraani vastuluureli siis jäi kuidagi nagu silma, et kui ära tapeti Hezbollah juht Nasari, siis oli see sama Ismail Hani pidi olema seal miitingul, teda seal ei olnud. Siis kui oli juuniklööb, jällegi teati täpselt, kus on, et keegi pidi olema siseringis. Ja nüüd viimane kord oli ka tema seal ajatolla juures nõupidamisel, aga ütles, et tal on vaja kiiresti ära minna ja läks 8 minutit ennem seda, kui pauk käis, oli lihtsalt läinud. Muidugi ta võeti kinni ja löödi maha. Ehk siis, et nüüd ei olnud enam juhtidel ja ameeriklastel oma meest Havannas, vaid Ali Khameneist sai siis märter. Ja vaata, see on mis oleks nagu väga hea Eesti inimestel õppida nagu midagi ja nagu on öelnud Hiina suur strateeg Sun Tzu, kes siis ütles, et sa pead iseenda tundma ja oma võimekust tundma. Veelgi tähtsam on see, et sa tunned oma vaenlast ja tema võimekust. Ja mida on järjepidevalt tehtud, on see, et on selgelt ülehinnatud oma võimekust ja selgelt alahinnatud siis oma vaenlase või vastase võimekust. Ja mis on väga oluline Eesti inimestele aru saada, ma siiralt loodan, et äkki keegi isegi, kes on siis meie peavoolumeediast või kes on need propagandistid, et palun tehke omale mõned asjad selgeks. Et rääkida, et Iraan toetab terrorismi ja Iraan on terrorist ja Iraanis on, nagu Trump ütles, lõikavad naisi pooleks ja beebide peadust ära. See on minust on see lihtsalt siuke lavane, alatu propaganda, millel reaalsusega või midagi pistmist. Et kui me räägime terrorismist, me oleme siin saates enemgi rääkinud ja ma ütlen seda veel korra, et juutide enda, Iisraeli enda andmed ja ka prantslased omad, mis ütlevad, et 80% terroriaktidest pannakse toime sunni araablaste poolt, mitte šiia pärslaste poolt. Eks? Ja vastupidi, need šiia pärslased on samamoodi hädas, aga mitte pärslased, aga kõik šiiad on hädas sunni vahabistide, salafistidega, eks ju, sest et nemad on need, kes ütlevad, et ainult nende tõlgendus Koraanist on õige, kõik ülejäänud on ketserid ja need tuleb maha lüüa. Ja Qassam Soleimani, kes oli siis Iraani kindral, kes võitles nende sunnidega, ISISe ja Al-Qaidaga, oli ju tegelikult ameeriklaste liitlane, sest need põrutasid kõigile kuulikerre. Ja mis nüüd siis lõpuks sai, Soleimani tapeti ära, Trumpi esimese valitsemise ajal nagu väidetav terrorist ja see siis, kes reaalselt täid otsast ära lõikas Al-Shabaab ja Al-Sholani ja kuidas nad aastaid kutsuti, see nüüd on Süüria president. Aga see ei ole suuremat silmakirjalikkust kui see. Jällegi, Al-Assad Süürias. Paha mees. Al-Assad oli alaviit. Kes on alaviidid? Alaviidid on šiiade alamaru, kes joovad viina ja söövad sealiha. Neil on täiesti suva sellest usust. Neil on oma elu. Nii, täna alaviidid hoidsid siis Al-Assad, hoidis siis seda Süüriat nagu ohjas seda, et sunnid ei tapaks teisi, et sunnid elaksid sunnid, šiiad elaksid omamoodi, druusid elaksid omamoodi ja alaviidid saavad oma asja ajada. Täna on sul see Al-Sholani, mis esimene asi oli.
kohe rünnati alaviite, truuse ja siiasid, sest nad pole õiged moslemid. Nii et millest te nagu räägite, teeme oma nagu mõisted selgeks. Ja veel, mis on väga oluline aru saada meie inimestel, et siia siis nii-öelda usuliikumises, mis on võrreldes sunnidega ja salafistide ja vahabistidega täiesti, nagu meie oleme siin kristlased, me ei ole ju katoliiklased, need kõige äärmuslikumad. Me oleme need nagu protestandina. Et sama on ka siia, need on sellised rahumeelsed, nemad ei ole need usuhullud. Kogu aeg kleebitakse seda silti, et need on kõige ekstreemsemad. Absoluutselt mitte, need on kõige rahumeelsemad, kõige mõistlikumad. Ma räägin sulle, kus on kõige suurem sünagoog peale seda Iisraeli? See on Teheranis, kus on kristlaste kirikud, armeenlaste kirikud, on Iraanis. Tehke nagu, vaat see ongi, et Sun Tzu ütles jälle, tunne oma vaenlast või tunne oma vastast või tunne oma partnerit või keda iganes õppida tundma. Ja meil on ainult poliitiline propagandist käib. Ja veel ma tahan öelda, et mis on nende kultuuris nagu väga oluline, on see märteriks olemine. Ja miks see on nii? Sellepärast, et oli selline mees nagu Imam Hussein, ja siis läks 70 mehega 3000 sunni sõdalase vastu. Ja ta ütles, et see on õige asi, mida teha, ma tean, et ma kaotan, aga ma pean minema, sest see on õige asi minu usu järgi teha. Ja mis siis juhtus, oli see, et mitte löödud maha, vaid talle ei antud vett. 3 päeva pärast oli ta siis 7 mees surnud ja see on nüüd nagu märter ja see on nagu oma põhimõtete ja seisukohtade eest võitlemine. Ja vaadake, saad aru siin, ma just eelmine kord ka puudusime seda natuke, aga et kõigepealt tuleb defineerida, et mis on nagu võit. Kui Trump on nüüd mitu korda kõnd väljas, et me juba võitsime. Tegelikult on juba seda võidetud. Ei ole, kaugemal ei ole tõest, see on jälle niisugune ale propaganda. Siis kui meie jaoks on võit see, et me võtame teisi, kes midagi ära, me lööme ta maha, et me oleme peal, tema on all, see on võit. Aga ütleme, nende inimeste jaoks on võit, on nagu resistant, on nagu vastuhaak. Isegi kui sa tead, nagu vend läks 70 mehega 3000 vastu teadsid ta kaotab, aga ta läks sellepärast, et see oli võit tema iseenda üle. Ja kui me ei taha sellest aru saada, me ei õpi, me ei saagi mitte kunagi mitte midagi ka hakkama, sellepärast me oleme lihtsalt ignorantsed idioodid. Tehke omale mõni asi selgeks, õppige teisi ka nägema, teisi ka hindama ja teisi kultuure austama. Kõik maailmas ei ole nii, nagu meie tahame. Nüüd nii-öelda siis see lääne tsivilisatsioon on maailma üle valitsenud 500 aastat ja see päev on õhtuloojang, see on läbi. Ja see sõda paneb selle viimase naela sinna kirstu, sellepärast, et Ameerika mitte kunagi seda veda ei võida. See on juba selge, nagu ma ütlesin eelmine kord, need 6 pommi, mis visati Ali Khamenei presidendi paleele, pärast seda oli sõda kaotatud. Ja nagu me teame juba, ma ei tea, 3. nädal läheb ja mitte midagi sealt teada ei ole ju ameeriklastele. Kõik ja veel üks asi, ma tahan nagu öelda inimestele, et professor Saed Marandi, kes on Ameerikas sündinud, iraanlane, on ju kuude kaupa ütles seda, et kui ameeriklased ründavad, mis siis Iraan teeb esimese asjana, ründavad Ameerika sõjainstallatsioone laheriikides ja panevad Hormuzi väina kinni. Ja kui keegi ütleb, et issand küll, see oli üllatus, siis ta ju ei ole oma kodutööd teinud. See oli juba ammu teada, et see nii juhtub. Ja ikkagi nad otsusid rünnata. Ja vaata veel, mis üks asi on, oli siuke mees nagu Colin Powell, kes oli siis Ameerika ülemvägede juhataja, ülemjuhataja, kui oli esimene see Iraagi sõda või teine Iraagi sõda 2003, hilisem siis Ameerika välisminister ja tema kabineti ülem oli kolonel Lawrence Wilkinson. Ja siis seesama kolonel Wilkinson ütles, et Colin Powell tuli ükskord, et tead, et ülemjuhatajaks, vägede juhatajaks ei saa kunagi panna lennuväe meest. Et need on segased, nad ju ainult räägivad sellest, kuidas sa lennuväega kõik ära hävitab ja võidad sõja. Ja mitte midagi ei ole kaugemal reaalsusest, sest mitte ühte sõda ei ole lennuväe ja lauspommitusega võidetud. Mida meil on ainuke ajaloost, mida meil on nagu väidetud, seda, et see oli Jaapani alistumine ja ka siin visati 2 tuumapommi, üks siis Hiroshimale, teise Nagasakile, aga jäetakse mugavalt arvesse võtma üks teine väga oluline asi, et vaata,
10. märts, vastu 11. märtsi 45, mis on siis ikka päris mitu kuud ennem seda, kui tuumapommid visati, pommitati Tokyot ja tehti see fire tulemöllu nagu Dresdenist, tehti täielik sõjakuritegu ja kuna see Tokyo oli suurem osa puitehitised, siis sisuliselt see linn nagu oligi üks tulemöll ja seal sai oluliselt rohkem inimesi surma kui siis Nagasakis ja Hiroshimas. Aga kas see pani siis Jaapani alistuma? Ei pannud, jätkasid ikka sõda. Aga mis pani Jaapani alistuma? Sellepärast, et kui me teame, et 8. mail oli meil siis teise maailmasõja lõpp Euroopas ja 9. mail siis, kui meie olime sinuga Eesti Nõukogude sotsialistlikus vabariigis, kasvasime üles õnneliku lapsepõlvena, siis oli meil 9. mai, eks ju. Ja mida siis ütles Stalin? Et 3 kuu pärast me alustame sõda Jaapani vastu. Ja täpselt 8. augustil ründasid siis Vene väed Manžuurias jaapanlasi. Ja mida jaapanlased mitte mingil juhul ei tahtnud, et Vene väed vallutaksid nende kodusaared, me teame, Sahaliini üle on siiani, mitte Sahaliini, aga Kuriilide üle on siiani vaidlus, eks ju, ja nad otsustasid siis kapituleerida ja siis 2. septembril 45 seda tegid. Nii et ainult see pommitamine seda ei teinud, see oli ka see, et venelased astusid sõtta ja Manžuurias olid lahingud ja nad väga edukad olid seal ja see sundis jaapanlasi kapituliseeruma, et nad mitte ei tuleks Jaapani saartele, venelased just. Vaat, nii et see, et täna öeldakse, et me viskame pomme ja tapame inimesi, jah, te saate palju asju ära hävitada, saate palju inimesi ära tappa, aga noh, sõda te sellega ei võida. Ja nagu me näeme, eks ju, see Hormuzi väinad on kinni pandud, mitte ei ole kinni pandud nii, et igaüks sealt läbi sõidab. Või mitte keegi sealt läbi ei sõida. Sõidavad need, keda iraanlased lubavad, näiteks Hiina laevad sõidavad läbi. See on eriti naljakas, on trumbi vingumist kuulata ja rääkida seda, et kohe tulevad Jaapan ja kohe tulevad Korea ja Hiina tulevad ja aitavad ameeriklastel selle väina lahti teha. Sa saad nagu aru, et inimesel on selgelt tegemist peetusega, et täiesti aru saamata, mida ta seal laliseb, et mitte üks hiinlane ei tule trumbi jaoks seda Hormuzi väina lahti tegema, vastupidina. Hiinale lihtsalt vaatab ja üks teine Hiina tark või Napoleon on öelnud seda, et jumala eest ära sega oma vaenlast tegemast raskeid viguna. Ja hiinlased istuvad ja vaatavad seda möllu pealt ja ainult tunnevad rõõmu sellest, et ameeriklased kulutavad oma relvi, kulutavad oma positsiooni ja jällegi, Toomas, ja ka siin on väga oluline ka meie nii-öelda strateegidel, seda kutsuvad nendel hirmus tarkadel inimestel tähele panna seda, et kui Ameerika ütleb, et nemad võtavad sinu julgeoleku eest hoolt, siis vaatame täna reaalset pilti, mis maailmas toimub. Laheriigid saavad pidevalt lööke Iraani käest. Ameerika sõjabaasid on purus, ütleme mitte selles mõttes baasid purus pommitatud, on nende võimekus on purus pommitatud. Ehk sul võib ju baas olla, aga kui sul radareid ei ole, kui sul equipment ei ole, siis selle baasiga ei ole suust midagi teha. See, et sul kasarmu on püsti, ei tähenda midagi. Aga kõik installatsioonid, mis on olulised, mis on siis radarid ja muud, on ju purus lastud. Sõdurid panid plehku, jooksid hotelli, need, kus olid ülemused, sinna hotellile panid ka iraanlased paugu, ülejäänutele mitte. Ja see on väga oluline põhjus ja ma hiljem võin seletada seda, miks see nii on. Aga nüüd on ju kogu aeg Ameerika müünud seda, et laheriigid, ärge muretsege, meie tagame teie julgeoleku ja seda ei ole. Vähe sellest veel, iraanlased on purust lastud nende radarid ja nüüd võetakse siis need patareid, mis siis see THAAD ja võetakse Lõuna-Koreast ja Jaapanist maha ja viiakse Iisraeli kaitsma. Ja nüüd siis laheriigid vaatavad, et oot, meid te kaitsma ei tule, te tassite kõik oma need patareid, mis neid droone ja rakette alased Iisraeli, tõmbate veel Lõuna-Koreast ära, et nüüd jääb Lõuna-Korea Põhja-Koreale avatuks ja samas on see Taiwan avatud Hiinale, Ameerikas pole võimu teda kaitsta
noh, kui ma oleksin täna Taiwani inimene peaminister, ma väga sügavalt mõtleks, et kas mul tasub aukuda ja siin oma iseseisvust või öelda, et Hiina peaks olema meie küljes. Noh, me ikka teame ju seda, et nii mõlemad Taiwan, mis on siis Republic of China ja teine on siis see nii-öelda rahvavabariik Hiina, ehk siis peamaa või see maismaa, mõlemad ütlevad, et see on üks Hiina poliitikana. Nii et ameeriklased kohe selgelt neid kaitsma ei ole, mis tähendab ka seda, et siin Eestis ei tule mitte üks Ameerika sõdur meid siia venelastest kaitsma ja me oleme sinuga selles saates mitu korda rääkinud üksteist kõik, mis meie pehkurid või kustid või mustid siin räägivad, see ei tähenda mitte midagi. Reaalsus on see, et mitte üks ameeriklane siia meie eest võitlema ei tule. Ja noh, kui te ei usu mind, siis vaadake, mis nüüd praegu toimub, kus nende suured liitlased ja on kõik, lastakse alla vett, peaasi, et juudiriik oleks kaitstud ja noh, seda nad ka ei suuda kaitsta. Sellepärast, et nad selgelt võtsid omale liiga suure ampsu ja liiga kõva vastase, sest nad ei õppinud tundma oma vastast ega aru saama, kuidas need inimesed mõtlevad. Ja mäletab seda ju, et kui öeldi, et 4 päevaga me vahetame režiimi ära, mis siis on reaalsus? Reaalsus on see, et ka kõik need noored, kellele ei meeldi, eks ju, olla ahistatud keskkonnas nende mullade doktriinide poolt, on täna lipu all ja ütlevad, et mulladega me tegeleme pärast ise, aga ameeriklased juudid meie maad lagastama ei tule. Ja kõik karjuvad tänava peal, vaatan, et meil ju jällegi meie aus press ju ei kajastu seda ja avatud press, et inimesed on tänavate peal, kui ameeriklased pommitavad, on tänavate peal ja karjuvad, et andke neile ja revolutsiooniline kaard, andke ja makske kätte meie eest. Ja veel üks väga oluline moment, mis mind jälle õudselt häiris. Tänu sinule, Toomas, oleme aga hakanud nii rohkem nagu diagonaalis vaatama seda Eesti pressi, et oli see Saks või keegi, kes need kolm eksperdid meil on, et jah, ikka me sellest Iraanist palju ei tea, neil on seal tsensuur ja nad on kinnine. Midagi jälle, ei ole midagi kaugemal tõest. See on lausvale. Kes on täna Iraanis? On CNN. Nii, Iraan on öelnud, tulge, me näitame teile, milline on see häving, mida ameeriklased korda saadavad, kui nad ründavad koole, nad ründavad haiglaid. CNN on seal, aga kas me oleme midagi Iisraelist kuulnud. Nüüd ütlesid laheriigid, et kui te panete siin mingid droonirünnakud, siis me paneme teid vangina. Britid on juba seal hammasratsuste vahel. Nii et mis te valetate? Tõesti, mind nagu häirib see, et lihtsalt sul pannakse täpselt nagu meil oli nõukogude ajal ajalehest Rahva Hääl ja edasi. Siukest rämpsu kirjutasid sulle ja sul oli nagu teistpoolt ei olnud sul võimalik seda nagu kontrollida, välja arvates, et kuulusid Ameerika hääd. Siis et nagu teada, mis maailmas sünnib. Ja mitte midagi sellest muutunud ei ole. Et minust ERR peaks saatma siin oma korrespondendi, sest et iraanlased on lahti teinud oma maa. Ja mis siis CNN-il öeldi ju, välisministeerium ütles, et nüüd on CNN ka, nad teevad iraanlaste propaganda. CNN läks kohale vaatab, mis reaalselt toimub. Ja ärme unustage seda, et ameeriklased on juba pannud seal hunniku sõjakuritegusid toime. Kas see sama lugu jälle, mis näitab nagu selle Trumpi taset, kui esimesel päeval kohe rünnati ju lõuna selles Iraanis rünnati laste või see kooli, eks ju, ja milles oli siis asi, oli selles, et seal oli kool Minjabis ja kuna AI siis tegi selle sihtmärgi, pani nagu sihtmärgi paika ilma inimese kontrollimata, siis 5 raketti lasti välja, 2 tabasid siis läheduses olevat revolutsionari kaardi tühjasid ladusid, 1 tabas hospidali, hakkas must suits tulema,
ja üks tabas siis kooli, kus oli siis 160 õpilast. Kui esimene pauk ära käis, siis väga palju inimesi surma ei saanud, siis õpetajad kogusid lapsed kokku ja viisid nad siis sinna prayer room, see palvetamise ruumi ja hakkasid siis vanematele helistama, et tulge nüüd ja viige oma lapsed ära, et siin rünnak on toimunud. Aga üleval lendas siis see patrioot, kes vilmis ja vaatas, et inimesed jooksevad välja, inimesed jooksevad, tulevad ümberkaudu, jooksevad sisse, ega seal ju täpselt aru saada ei olnud, eks ju, kes on ja siis selle peale saadeti siis see viimane patrioot, see on siis double tap, et teistkordse rünnakule ja kui me mäletame jällegi, et Ukrainas, kui venelased saatsid ühe pommi välja, siis need, kes olid need tuletõrjujad ja meedikid läksid kohale, siis saadeti järgmine pomm ja tapeti need ära ja öeldi, et see on tohutu sõjakuritegu, mis iseenesest ongi sõjakuritegu, see ei ole vale, kui seda nii tehti, mis siis ameeriklased tegid. Võtsid selle tomahawki ja seal on siis ülejäänud kütus, mis seal on, see surutakse nagu kokku, siuke spetsiaalne seade on, see tomahawk lendab sinna sellesse majja ja siis see kütus tohutul kõrgel temperatuuril põleb, ehk siis, et tekib tohutu inferno, see on siis tulemöll ja kõik lihtsalt aurustub ära ja täpselt nii tehtigi ja sellepärast tapeti selle üle 160 tüdruku aastast 6-12 ja mis on iseenesest tõesti ilge ja rõve ja siis mida ütleb Trump. Ei see patrioodid, aga me ei ole ainuks need. Iraanlased ise lasid patrioodiga. Nagu täiesti tegemist on ju erakordselt, ma ütleks isegi ju imbatselli või idioodiga, nagu see sihukest juttu räägid, et meile siin räägitakse, et patrioot on niuke relv, et kellegi seda pole. Siis äsku Trump ütleb, iraanlased on patrioodid. mida veel siis? Esimene sõjapäev, muidugi iraanlased kohe esimese rünnakul lasid oma lastele pihta. Saad aru, see on, ja veel korra, kui sa oled juba nii madalale laskunud, millest me räägime? Me teeme siis väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, et Iraanis on õhutõrje hävitatud, laevad on põhja lastud, sidesüsteemid on puruks, et see Iraan on sõja kaotanud, küsimus, et millal ta ainult alla annab, et me oleme sõja võitnud. Kuidas see tegelikult, näed, sa hakkad naerma? Vaata, see on sama, millest me rääkisime sellest Sun Tzu'st, et tunne oma vastast ja tunne ka oma võimekust. Sa pead aru saama, me kõik peame aru saama sellest, et mida on iraanlastel vaja. Iraanlastel ei ole vaja rohkem kui ellu jääda, survive. Ehk siis püsida sellel kursil, mis nad on. Iraanil ei ole mereväge, kõik õige. Ja mida nüüd lasti 46 laeva põhja, öelda, et me hävitasime Iraani mereväe ja et see oli eriti küüniline jälle. Trumpi pidas kõne, kus ütles, et et me lasime 46 laeva põhja ja siis mina küsisin kindralite käest, et mis te nüüd põhja lasite, et me oleks võinud ju võtta ja nendega midagi teha ja inimesed oleks ellu jäänud ja siis kindral ütles mulle, it's more fun. Et lõbusama neid põhja lasta, kui neid üle võtta, jah. Ehk siis, et inimeste tapmine on fun, on lõbu, jah. Aige tõvras, tõesti ikka. Ja nagu kindral, nagu sa väga ütlesid, ütles, et kõige tähtsam on siis need raketi laskeseadmised hävitada, siis on Navy ära hävitada, et lahti teha Hormuz ja siis rünnata sõjalist tööstuskompleksi, et nad ei saaks ehitada uusi laevu. See on nagu 3 eesmärki, mis ameeriklastel on. Ja ütleme siis niimoodi, et iga eesmärgi täitmis on nagu haledalt läbi kukkunud. Raketid lendavad Iisraeli ja laheriikide poole ja droonid, jah. See tähendab seda, et nad ei ole õnnestunud ära hävitada neid launcher pads, neid kohti, kus nagu need välja lastakse. Nii, Hormuzi väin on suletud, kuigi merevägi on hävitatud väidetavalt, jah. Ja nüüd nad siis pommitavad juba sõjalist tööstus neid objekte, nagu sa ütlesid, tühjasid ladusid ja siis koole ja haigleid, et see on nende tase. Ühesõnaga, räägime siis nagu pikemalt sellest. Ma soovitan valdab inglise keelt kuulata Scott Ritterit ja isegi meie Punapea Luik, siis vaatasin just, kui ma teadsin, et me täna räägime sinuga, et mis seal kirjutatakse ja siis tema oli kirjutanud nõretav artikli sellest, et ameeriklased juba maailmakord oli rikutud 2003. aastal Bussi poolt, milles ma olen temaga 100% nõus ja et Buss vähemalt katsus müüa mingitki loogikat ja valetes, eks me kõik teame,
aga vähemalt oli mingigi loogika sellel sõjal, siis tänasel sõjal pole absoluutselt mingit loogikat. Ja et Scott Ritter oli siis ise aktiivselt seal Iraagi sõjas ja ütles, et iraaklastel oli 16 laskeseadeldist, millega sai Scud rakette lasta. Nemad hävitasid ära 46. Ja. Ehk siis ei pea olema tohutud matemaatikud, et kui sul 16 üldse on ja sa 46 ära hävitad, siis sul peaks olema mitu korda ära hävitatud. Ja iraaklased lasid ikka rakette välja. Ja. Ehk siis, et see on puhas pakasuha, nagu venelased ütlevad. Ehk siis, et mida hävitati, olid mulaasid ja iraanlased on täpselt samamoodi pannud mulaasid, mida siis on niimoodi need efektseid pilte, kes siis istuvad seal tugitoolis ja vaatavad, oi kurat, panime ära neile, oi nad annavad neile niimoodi, et neist ei ole midagi järgi jäänud. Reaalsus on see, et Iisraeli tabavad raketid, laheriike tabavad raketid, nii et järelikult nad ikka lasevad õhku. Ja milles on nagu asi? Asi on selles, et iraanlased on 20 aastat selleks päevaks valmistunud. Nad on viinud oma launcherid, laskeseadised kõik maa alla. Videod on ju selgelt, kus keset kõrbe järsku lendab liiv üles ja sealt tulevad raketid välja. Ja mitte keegi ei tea, kus nad on. Kindlasti on need hävitatud, aga mitte nii, nagu räägitakse, et nüüd on neil 80% vähem võimekust lasta. Nii, milles on asi? Jälle kohe selgitan, see ei ole minu välja mõeldud, vaid ma kuulan siis kolonel McGregorit, kes oli siis Trumpi esimesel valitsuse ajal tema tiimi liige ja ka Wilkerson ja siis luurekeskkonnatuuri analüütikud. Asi on selles, et iraanlased oma kõige vanemad ja viletsamad ja raketid lasid siis välja, et üle koormata Iisraeliste ja laheriikide kaitsevõimekust. Ehk siis, et iga sisse tuleva raketi peale tuleb lasta välja 2 patriooti või 2 saadi. Ehk siis on siis thermal high altitude kõrge need, mis võtavad siis neid, kus te oska eesti keeles kahjuks öelda, mis võtavad neid rakette maha, mis sisse tulevad. Ja nüüd siis, nagu me teame, jällegi, see on siis avalikest andmetest, et kui siis nii-öelda seda Patrioti raketti, mida nüüd Ukrainasse on hädasti vaja, mis on siis Back 3, hakati tootma 2015 ja sellest ajast on toodetud 4620 tükki. Ehk siis, et kui me teeme arvutuse, et iga raketi mahavõtmiseks on sul 2 vaja, siis mitu raketti siis saaks nagu lasta. Seda enam, et see on kogu toodang, mis on siis Ukraina vahel, mis on siis Lõuna-Korea, mis on Jaapani, kõigi muude ja Ameerika enda kaitsevõimekuseks, need peavad olema jagatud. Ehk siis sa selgelt saad aru, et neid patriote lihtsalt pole enam. Ja? Sest Iraanas on vist 640 raketi lasknud välja siiamaale. Nii teiseks on THAAD, neid on kuskil ütleme 1000 tükki. Ja jällegi, kui sa teed matemaatika, et vähemalt 2 raketti on vaja, siis ütleme, sul on väga vähe neid järgi. Ja nüüd ei ole iraanlastel vaja enam nii palju raketti üldse lasta, nad lasevad oluliselt tehniliselt paremaid advance on siis arenenumaid rakette, mis neil on. Ja nüüd on 15 märtsis esimest korda lasti seda, ma ei oska seda jällegi, vabandan Eesti inimestest, Said rakette oli siis, mis on tahkelkütusel töötav ja mis kannab tonnist lõhkepead. Ehk siis need lähevad nagu kuum nuga sulavõis sellest Iisraeli kaitsest läbi ja mingit vasturelva neil pole. Ehk siis jällegi üks objektiiv, mis nad ütlevad, on täielikult läbikukkumine. Number 2, et Navy ära hävitati. Vaata, kui sulle nüüd räägitakse, et Navy hävitati ära, mis siis väin kinni? Kui Trump ütles, et 100% Iraani kaitsevõimest ja sõjaväest on ära hävitatud. Kui sa ütled 100% ära hävitatud, mille pärast siis kerjad inimlasi ja venelasi võid NATO-t ja kõike appi Ormusi väina avamana. Kui kõik on hävitatud. Saad Toomas aru, et nii lolli propagandat ei ole ju mõtet teha. Iga mõtlev inimene saab aru, et see on jamane. Ja lasite kõik 46 laeva põhja. Iraanlased pole kunagi arendanudki oma meeletud laevastikku, mis neil küll on.
ja mida vastu ameeriklased on võimetud, on maa-veealused torpeedod, kiired väiksed laevad, mis lasevad neid laevahävitusrakette, mille pärast, mis sa arvad, mis need emalaevad, need lennukikandjad on pargitud 1500 kilomeetrit Iraani piirist eemale. Nad ei julge tulla, neil lastakse auklikuks, neil lastakse põhja ja neil on veel 20 pluss allveelaeva, millest suurem osa on ka alles. Nii et kui see oleks tõsi, siis me ei oleks ju täna hädas, et Hormuzi väin on kinni. On ju nii? Naljakad inimesed ikka, nad ikka peavad meid ikka päris idiootideks. Ja siis kolmas on see, et nemad siis sõjalist tööstuskompleksi, et iraanlased saaks arendada ehitada uusi relvi, millega siis neid lasta või toota juurde relvi, siis jällegi. Nad on ju 2 aastat ja juba ju eelmine aasta nad ju ründasid Iraani, 12 päeva oli see sõda. Mis sa siis tõesti arvad, et nüüd iraanlased hoiavad seal nendes warehouses või nendes ladudes, mitte laduga, ütleme tootmishooned on neil siis niimoodi, et ameeriklased saaksid neid lasta. Kõik on maa alla viidud. Seal on terved linnad, mida aitas siis Põhja-Korea. Sa arvad, kes aitas Hamasil ehitada neid tunneleid? Korealased ja iraanlased. Eks ju? Ja jällegi, kui keegi ütleb mulle, et Hamas on terrorist, jälle ei tohi ju ühiks minna, aga siis mõtlen ka, et tead, mine puhka jalga, et peame nagu mõned asjad selged, siis tule räägime uuesti. Eriti õõvastav on meil eestlastel öelda, et Hamas on terroristid. Sest siis on kõik meie vabadusvõitlejad, need, kes olid metsavennad, on ju siis terroristid. Me ei saa topeltstandardid olla. Kui sinu maast on okupeeritud, sinu maast on tehtud koonduslaager ja siis sa oled vastupanu võitleja, sa oled terrorist. See on terroristid on Iisrael. Tapab inimesi valimatult. Lihtsalt sellepärast nagu for fun. Laseme neid Palestiina lapsi sellepärast, et kui suureks kasvavad, need saavad terroristid. See on nende loogika. Ja see ei ole minu välja mõeldud, vaadake natuke neti abarustes. Et selles mõttes sa küsisid küsimuse ja ma kasvasin anda sulle ammendava vastuse, et see, mis sulle räägitakse, on täielik jama. Ja kui sõda pidi kestma 4 päeva, siis meil läheb juba 3. nädal ja iraanlased ikka saadavad oma rakette välja, Iisraelil ja laheriikide järjest vähem, millega neid alla lasta. Nii et see on tänane reaalsus. Mõni päev tagasi ütles Trump, et tema tahaks vaherahu sõlmida, aga Iraan ei taha. Iraan ütles, ta ei ole huvitav, ta sõdib edasi. Ingliskeelse on ütlus, et fool me once, same on you. Et kui sa mind lollitad 1 korda, siis häbi sulle. Kui sa lollitad mind 2 korda, siis see on häbi mulle. Iraanlasi on nüüd 2 korda lollitatud, 2 korda läbirääkimiste varjus, on neid selja taga alatult rünnatud ja jällegi, mis on nagu väga oluline, kallid Eesti inimesed, mõtleme selle peale koos. Iraan on öelnud, et see on nende jaoks eksistentsiaalne oht. Ehk siis ei ole mitte mingit mõtet neil jätta praegu see lahing pooleli, et juudid ameeriklased saavad uuesti relvi toota ja mingi aasta, poole, 2, 3 pärast uuesti neid ründama tulla. See on nende jaoks eksistentsiaalne oht. Ja see on täpselt samasugune naglasus ja ülbus ja kui venelased ütlesid 21 aasta detsember, et kui te võtate Ukraina NATO-sse, see on meie jaoks eksistentsiaalne oht. Ja selle peale Biden ütles, et tehke, mis tahate. Te olete nõrgad, me hävitame teid ära, ongi hea. Ja nüüd on 4. aasta, nad hävitavad venelasi. Saad aru sellepärast, vaata vahest mina mõtlen, et kui sa oled ikka 3 talve külakoolis käinud ja siis ütled, et oi, ma olen see ekspert või teine ekspert, sa võisid ju midagi teada. Ja kui sa juba nii elementaarse ja lihtsa loogika vastu lähed, tulemus on ju käes, aga lihtsalt probleem on selles, Toomas, sina ja mina ja meesuused ju maksavad selle päeva lõpuks kinni. Näed, bensiini hind on milline, kütte hind on milline, toidu, vaata mis on hull lugu. Inimesed jälle ei mõtle selle peale. See, et sul täna ei tule bensiiniselt läbi või naftat või see on üks probleem. Sa tead ikka seda, et kes on maailma kõige suuremad väetisetootjad? Venelased ja laheriigid. Venelaste ütlesime, et ei, nemad on viimased korradi tõprad. Nende käest ei võtame mitte midagi. Ei mingit energiakandjad, ei mitte midagi. Kõik väetised ju siin Muugal ja kõik oli ju sanktsioonid. Nii, täna ei tule laheriikidest välja väetist. Meil hakkab kohe seemne mulda panek. Mis sa arvad siis, mis 8 kuu pärast on? 6 kuu pärast on? Mis sa arvad, Toomas? Tühjus. Kas tühjus on, aga hinnad on hoopis teised. Kas kohe keegi nagu mõtleb 2 sammu ette? See on täpselt nagu malemängus, et ma võtan ainult 1 käigu ette. Kui sa oled tark vend ja tahad kuskile jõuda, sa mõtles vähemalt 8 käiku ette.
aga meil on ju poliitiline, meil on ju kuradi Kaja ja von der Leyen, see valetaja. Ja vaatasin seda Müncheni konverents. Ja venelased, blackmail, pressivad välja oma energiakandjad. Kurat isegi nõukogude sügavamal ajal, kui oli poliitiline vastasseis oluliselt tulem kui täna, siis venelased lepingust alati pidasid kinni. Näidati meil seda nõretavat filmi siin Helsingi 75. aasta rahukonverentsis. Mis ütles Brežnev 10 korda? Andke mulle paber. Tead, vaata, mis on jälle üks naljakas asi, kui meie jaoks ei tähenda leping mitte midagi, kui meie jaoks ei tähenda inimelu mitte midagi, siis ärme arvame, et kõigi jaoks on siin jälle tunne oma vastast ja venelased on ka vägagi selle ida poolest. Leping on neil väga oluline, minul ei ole probleemi nendega olnud asjadest, kui oled kokku leppinud ja sa oled väärikas, lepingus peetakse kinni. Mul ei ole midagi sellest ette heita. Ja sama on iraanlased ka, kui sa oled kokku leppinud, nad peavad lepingust kinni. Kaua see sõda võib veel kesta ja kuidas ta lõpeb, et Iraan on väga segi pekstud, et kuidas seda üldse näidatakse, et televiisoris ma vaatan, et kuidas seda on üldse võimalik elada. Iraanis on 90+ miljonit elanik, on täpselt sama suur kui Prantsusmaa, Saksamaa ja Austria kokku. Mis asi su seal segamine on pekstud? Saad aru, Iisrael on 23 000 ruutkilomeetrit, siis pool on sest veel kõrb. Aga sulle ei näidata seda, mis Iisraelis juhtub, seal on tsensuur, mitte midagi ei tohi välja saata. Iraan on avatud, ütleb, tulge vaadake, mis need värdjad teevad siin, kuidas nad tapavad inimesena. Ja sellepärast me näeme, et kõik on segi pekstud väga õige. Nad võtavad tohutud löögid, see oli nagu, mäletad, siukest boksi, aga see oli Muhamed Ali, jah? Tema ütles, et hüppa nagu, et võta löögid sisse oma vastase käest, ja siis kui ta on oma löögid ära andnud, siis hakka sina lööma. Ja ta on täpselt, mida iraanlased teevad. Nad saavad väga haiged, neid on väga raske, aga nad annavad kogu aeg lööka vastu ja see läheb järjest hullemaks. Nagu ma ütlesin, 15. märtsimist meil jälle mitte keegi ei räägi. On pöördepoint, juba tulid esimesed raketid välja, nüüd ütlesid, et paari päeva pärast tuled järgmised raketid välja. Mis tegi Hezbollah? Hezbollah jällegi läks ja ründas juute, astus ka sõtta, kukkus neid pommitama ja nüüd juudid ju viisid oma maaväed sisse Liibanoni. Jah, Liibanoni just. Ja seal läheb veel madinaks. Mida teevad Hezbollah? Nad ei lähe ju ega tee rinnet, nad teevad täpselt seda partisani sõda. Juudid on juba 6 tanki kaotanud seal ja hunniku inimesi. Lihtsalt nad teevad rünnaku ära ja haihtuvad. Selles mõttes neil ei ole suurtükiväge, neil ei ole lennuväge, neil ei ole seda nii-öelda pealkuulamisvõimekust ja nad läksid jumala vaikseks ja mitte keegi enam mitte midagi ei räägi. Ehk siis, et kuna juutidel on see pealkuulamine ja see kübervõimekus oluliselt suurem kõikidel teistel, siis nad lihtsalt lähevad vanade meetoditega. Ja mis ma ütlen sulle, kuidas see lõpeb? Mina ei ole oraakel ega ei oska ennustada seda. Küll aga on nagu väga selge see, et iraanlased alla ei anna. Ma arvan, et Trump on juba mitu korda tahtnud vaherahu, ta küsis juba Putini käest, et see läheks ja aitaks teda. Nii, mis on hullugu, millega peame arvestama. Juutidel on selline asi nagu Samson option, mis tähendab siis seda, et kui juudi riikil on eksistentsiaalne oht, et siis nad kasutavad tuumarelva. See on suur oht. Eks neil on üle 100, keegi ütleb 100, keegi ütleb 102 tuumarelva. Nii, seal on vastukaal on see, et pakistanlased ütlesid, et nemad toetavad Iraani tuumarelvaga, kui selleks läheks. Ja seal on jällegi kolmas asi, sest pakistanlaste tuumarelv on tehtud saudide toel. Ja väga raske on nagu öelda selle, et kuidas see sõda lõpeb. Fakt on see, et iraanlased on öelnud oma tingimused, et kuidas sõda lõpeb nii, et ameeriklased kolivad oma baasid laheriikidest välja, annavad kõik iraanlaste frozen assets, mis on siis külmutatud rahad, mida on oluliselt rohkem kui venelastel, keegi sellest ei räägi, et nende rahad on ka külmutatud juba 40 aastat. Annate need tagasi, pluss sõjakahjud ja kõik sanktsioonid tuleb ära lõpetada. Nii, need on nagu tingimused, See oli minu jaoks üllatus, et Eestis on öeldud ka, et Iisrael võib aatompommi kasutada juhul, kui tal on vesi ahjus, aga et Pakistan käis välja, seda ei ole Eestis keegi meile sõna rääkinud. Loomulikult nad ei räägi, aga see, vaata meil, veel korra ma ütlen, ma ei saa nagu aru sellest täna saatis, vaata nüüd see saade paistab, et sul ikka neid kuulajaid on seal, et mul saatis üks inimene saatis selle, et Varro Vooglaid oli täna või millalgi seal Riigikogus küsis siis, kui ju meil see Tsahkna lapsesuu jälle rääkis, kus nemad hakkavad panema tuumapommi, siis
siia Eesti pinnale ja noh, ma vaatasin seda lõiku ja Pevkur siis pidi vastama ja noh, ütleme, et jällegi, veel kord minul tekkis sügav respekt Varro Vooglaiu vastu selle pärast, et noh, ma ei tea, kristlikku värki, noh, see ei ole minu teema, aga vähemalt riigimeheliku seisukohalt, et inimene saab aru, et milles on nagu teema, et kui sa paned siia tuumapommi, siis venelastel on iga õigus panna ju meile pauk ära. No kuidas siis jällegi, et ameeriklastel on, kui kujutust ette, sa paned Kuubale, Hruštšov proovis seda teha ja mis sai? Pidi 3. maailmasõda lahti minema, et noh, kuidagi nagu naljakas mõtlemine. Pevkuri ainuke jutt on see, et me teeme mida, me tahame oma liitlastega. Kus su liitlased on, mees? Vaata natukene ringi, kus nende laheriikide liitlased on, siis kus need ameeriklased on? Võtavad kuradi liitlase Lõuna-Korea käest ära kaitsevahendid ja viivad selle Iisraeli. Lasevad ju toaletist alla selle kuradi liitlase Lõuna-Korea. Täna on sul 10 000 kahurit Põhja-Korea poolt sooli peale lastud. Sihitud, kolonel McGregor rääkis sellest. Et välja leida need teevad 10 pauku. Siis sa leiad alles ülesse, kus on, et sa saad selle kahuri lõhki lasta. No nii, tee ise matemaatika. Mitu kuradi pommi ennem, kui sa suudad neid hakata üks alla laskma või ära hävitama, kui palju sa sool peab võtma neid lööke vastane. Ja mis siis küsida, mis lahendus on? Lahendus on see, et jumala eest sõda ei tulene. Ja siin on samane. Mida te inimesed teete, te lähete kallale riigile, kellest teil ei ole õrna aimu, kui teil on see juutide, vaata, Jack Poe on siis ka väga meeskond tasuks jälgida, on Šveitsi vastuluure ohvitser või noh, luuraja, kolonel, ja, kes pandi siis Euroopa Liidu sanktsioonide alla Brüsselis ja elab Brüsselis. Ja tema ütles, et noh, et see on kõige suurem viga, mis tehakse, et me ei tunne oma vaenlast, me alati ülehindame oma võimekust ja alahindame vaenlase oma. Mäletad, kui me räägiti, et Vene vaenlas kukub kohe kokku, kohe kukub kokku, aga vaat meie oleme tugevad. No mis on reaalsus? Täna Putin irvitab, nafta hind läheb üles, kõik tahavad ta naftat, ja siis meie tegime sanktsioone. No tõesti, nagu sa võid eriliselt rumal inimene, kui sa politiseerid ära oma inimeste elu. See, et Kaja Kallas käib ja möliseb, vabandust väljenduse eest, ja tõesti sisu tühja ja mõttetut juttu. Aga reaalsus läheb inimene bensiinijaama või läheb poodi ja maksab tema möla kinni. See on reaalsus. Meie oleme jube kavad ja tugevad, aga venelased on jube nõrgad. Ehk siis, et sa jällegi, lähme tagasi Hiina strateegi juurde ja kes ütles, et kõige suurem viga, mis see teha saada, on iseennast üle hinnata ja vastast alahinnata. Täpselt seda me teeme. Nii ameeriklased kui Euroopa Liit. Mina tahaks näha, Toomas, mis meie elust 2 aasta pärast saab. Et ma arvan, et meil siin on küll hoopis teine valitsus ja hoopis teine elu. See nii kesta ei saa. Jeemen pani ühe väina kinni, mis väin see on? Ei, Jeemen hoiab Punast merd. Jah, just, et vaata see oli sama jällegi rääkida ameeriklaste võimekusest ja nad ju läksid, nüüd ongi selle eelmine aasta märts, vedasid nad oma 2 ema laeva, siis seda lennukikandjad siis sinna Jeemeni rannikule ja kukkusid huutisid pommitamisest. Vaata, Iraanis ja huutidel on see sama lugu, nemad käivad siis selle ÜRO harta järgi, milles ütleb seda, et kui on genotsiid, siis igal riigil on kohustus, mitte õigus, aga kohustus, kaasa arvatud Eesti Vabariigil, vahele astuda. Ja nemad on siis, kes seda asja tõsiselt võtavad ja huutid siis ütlesid niimoodi, et nii kaua kui Iisrael teeb genotsiidi seal kaasas, nii kaua meie siis laseme neid laevu, mis toetavad seda, kõik, mis lähevad Iisrael, viivad kaupa või naftat või mis iganes, siis nende tasub põhjana. No täpselt seda nad tegid. Siis ameeriklased ütlesid, kes see huutid, kes need siuksed on? Või nad jeemelased, vällegi. Huutid on nende nii-öelda see nimi, mis tuleb Al-Huti, ehk siis nende vaimse ja liidri Al-Huti nimest, eks ju, kutsusid huutideks. Ja tema tapeti ära, aga siis tema vend nüüd juhib siis nende liikumist. Ja Saudi Araabia, UAE, Ühendemiraadid ja pidasid ju nende vastu tohutu sõda mingi 8 aastat, blokaadid seal sadamates ja seal oli ju nälg ja tahtsid näidutada neid hudisid nii-öelda surnuks. Tõmbasid jälle saba jalga vahele
pidid ära tulema, ei saanud jagu. Ameeriklased 7 nädalat pommitasid neid ja siis ütlesid, et ai, meie võit. Läksid minema, uudid lihtsalt, okei, me ei tea küll, et teie võit oleks, aga et ega samamoodi jätkub, et Iisraeli keegi midagi viib, need laevad lastakse põhja. Ja ütleme, huutid ei ole veel siia lahingusse veel üldse mängu tulnud veel. Nad istuvad ja ootavad, kui on õige aeg, nii et ma arvan, et mingi aja pärast me näeme, et ka nende lahingutegevus, just eriti siis selle Ameerika laevade põhja laskmisel tuleb mängu. Et ma ütleks sulle niimoodi, et olukord on ikkagi päris hull. Ja vaata, veel üks asi, mis ma tahan sulle öelda Eesti inimestele ka, et sa ütlesid, et vaatasid palju neid hävinguid Iraanis. Miks ei ole iraanlased tapnud palju ameeriklasi? Ja ka ütleme laheriikides, näiteks iraanlased võisid täiesti vabalt lasta põhja desalination plant, sest ameeriklased nende oma ühe hävitasid ära. Aga Iraanil on 3% veest, siis selle mage veestamisega saavad oma veed. Kuveit, Bahrein 90-70, Saudi Araabia kuskil 70, UAE 40% veest. Miks nad ei ole seda teinud? Ja kui siis nagu me küsiti, siis nad ütlesid, et teate, et meie nii-öelda märter Hussein, kellest me rääkisime, kes siis suri jänusse pärast 3. päeva, sest et ta võeti vesi ära ja ta läks 70 mehega, siis 3000 mehe vastu, nad isegi hakanud võitlema, nad lihtsalt jänusse suri kõrve, sest seal kaua vastu ei pane. Et me ei taha oma sunnisõpradele või sunnivendadele teha seda, mida tehti meile. Ehk siis me ei lase nende plante õhku. See võimekus on täitsa olemas, nad lihtsalt ei tee seda. See sama, mis nad ei tapa ameeriklasi, on see, et nende, kuigi viha on tohutult suur, eriti sellel uuel Khameneil ja vaatad oma selle üks naljakas asi, et ameeriklased muitsiitisid 21 aastat Afganistanis, et vahetada Talibani vastu. Ja nüüd nad läksid sõtta, et maha lüüa Khamenei ja see Khamenei vahetada Khamenei vastu. Ja see poeg on oluliselt tigedam vend, kui ta isa oli. Ja veel ikka super loll olema. Too pidi Moskva haiglas olema, ütles Eesti televisioon. No jah, vaat ma ei tea seda ja kui ta on, annaks talle jumal paranemist. Ehk siis, et te lapate ära inimese, kes on välja andnud fatva, ehk siis see on ülim seadus, et tuumapomme ei tohi ehitada, nagu ka ei tohi teha keemilisi pomme, keemilist sõjapidamist, sest need on ebaeetilised ja nad on arendanud oma ballistilisi rakette ja täna me näeme, et nad oma ballistiliste rakettidele annavad pasunasse suurjõududele Ameerikasse liisada. Ehk siis, et ta pead ikka eriliselt nagu rumal olema, et tappa see inimene, kes on sinu poole, kes on öelnud, et me ei tee tuumarelva. Ja see on nagu tõesti nagu siuke järjest haledamaks see propaganda läheb, kui iraanlased on selgelt öelnud, et selle veel üks väga oluline point, et neil oli 60% rikastatud siis uraan, nad ütlesid, aga see ongi meie bargaining chip, see on meie läbirääkimiste see, palun väga, lepime kokku, me anname selle teile, lahendame ära, anname teile, vahet ei tee, eks ju, me ei ehita tuumapommi. Aga see ei olegi ju Ameerikasel kunagi tähtis olnud. Neile tähtis on see, et see on lihtsalt kattevari, et neid rünnata. Need pole kunagi tahtnud seda kokkulepet teha. Neil oli juba kokkulepe Obamaga ju. 18 ju Trump rebis selle puruks. Hommikul Kanal 2 uudistes teatas Trump, et Kuuba on tal pihus, kui ta tahab, võtab niisama, kui ta tahab, võtab jõuga, sest kuubalastel ei ole elektrit ja neil pole süüa, et kas see on tõene? Jah, kuubalastel on tõesti need sanktsioonid ja ütleme see kommunistide mismanagement, neil ei ole suuga hästi ja aga jällegi, mina ütlen sulle seda, et seal jälle lihtsalt lahendusi ei ole, nii kui ta oma vägedega sinna ründama läheb, siis on seal terve seltskond, kes hakkab selle rõvastult vastupanu osutama, aga jah, Kuubal on ikkagi suht nutune seis ja venelastel on tegemist, iraanlastel on tegemist ja Venezuela, kes oli Kuuba toetaja, eks ju. Nii et kuubalastel on ikka suht keeruline olukord. Küll aga jällegi, see peaks kuubalaste enda asi seda küsimust lahendada, mitte nagu Rubio-suguste aferistide asi. Nii et selles mõttes, jah, neil on see päris keeruline. Selge. Aitäh sulle, hea sõber,
heade sõnumitega meile siin teatamast ja informeerimast, mis on tegelik, sest alati, kui me vaatame televiisorile loomelehte, siis me ei saa sealt tõesest informatsiooni, nii et suur tänu sulle. Ei no pole millegi eest ja veel korra ERR võis siis olla nii paljugi või kes iganes teesi või saatke oma korrespondent Iraani, nemad on ju avalikult öelnud, et palun tulge ja ma ütlen veel korra, CNN on sealne, ei ole Iisraelis, mitte ühte informatsiooni välja arvatud, mis on nagu välja smugeldatud, kõik on nüüd tsensuuri ja suur demokraatlik ja ainuke demokraatia seal Lähis-Idas. Ja veel korra, Toomas ja Eesti inimesed, väga oluline on aru saada sellest, et see on Islamic Vabariik, Islami Vabariik. Ehk siis seal on oma parlament, seal on põhiseadust ja veel üks väga oluline point. Miks see riik pärast seda, kui teda juhtkond on mitu korda maha tapetud, ikka võitleb ja läheb edasi, sest et seal on institutsiooni, ei ole ühe mehe asi. Trump teeb nüüd ennast hävitab Ameerika institutsioone, tahab saada diktaatoriks või kuningaks või kes iganes ta tahab saada. Aga seal on institutsioonid, kui üks vend jookseb maha, tema asemel asub teine, kui selle jookseb, tuleb järgmine, sest see on institutsionaalid, seal on parlament, seal on naised parlamendis, seal on vähemused parlamendis ja me läheme selle ütleme 5000 aastat vana maa vastu, ilma et aru saame, kes ja mis nad on. Erilist põmm pea olema. See oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade.